et enne kui äike hakkab tulema, siis enne veel vaatame ühte huvitavat teost. Samm-sammult ettevõtjaks Siiri Sänn. Töövihiku formaadis siis teos. Et väga huvitav raamat ja täitmiseks. Ja ma ei olnud sellise teosega kokku puutunud. Aga see, ostsin selle 8 euroga siis sealt Töötukassa kaudu mingid koolitused samm-sammult ettevõtjaks. Ja väga huvitavalt räägib, sest et mina lapsena, ma ei teadnud, et see kõik on nagu nii vaba, et sa võid teha tegelikult neid ettevõtteid ja tegevusi ükskõik mis valdkonnas. Pärast, kui hakkad tegema ettevõtteid, siis vaatad ka, et seal pakub sulle erinev mingi kaamlite kasvatamine, et see võib ükskõik mida teha. Et see pakub sulle neid riik, neid valdkondi. Ja mina siis videomängude arenduses sooviks teha ettevõtte. Ja see ütleb, et kus see nagu võiks asuda, see teos. Et see nagu kirjeldab siis edukat ettevõtet, ütleme see töövihik siis. Et ilmselt on, kui ma teen ettevõtte, siis ma ilmselt soovin, et see ettevõte oleks edukas. See on hea tunne, ma olen seda kogenud. Et see on lahedam või selles mõttes, et palju sa ikka tahad mingi raha lihtsalt hakkama panna ebaeduka ettevõtte ajal. Et see siis kirjeldab, milline näeb välja edukas ettevõte. Ja väga huvitavalt siis analüüsib seda, et kuidas see siis käib, või kuidas see edukas ettevõte toimib või kuidas see, mis tegevusi siis eduka ettevõtte juht teeb, kas regulaarselt või alguses või. Ja sellele töövihiku juures oli ka siis koolitus. Aga ma just mõtlen, et selle töövihiku puhul, et isegi ilma selle koolituseta ma arvan, et inimene saaks teha selle ettevõtte selle teose abil. Mis on väga huvitav minu meelest. Ja ma olen siin mingitest asjadest aru saanud, et ta rõhutab, et peamine punkt, mis ma olen õppinud enne sellest teosest, on see, et disainid kliendile, mitte endale. Et hästi levinud väär arusaam, et ütleme, ma hakkan videomänge kirjastama, ma tahaks teha oma lemmik supermäng. Et lihtsalt sellepärast, et teha seda. Aga see on selles mõttes halb mõte, et nüüd sa töötad videomängude valdkonnas, mingi ettevõtte juhina. Ja sellel ettevõttel on mingi soov, mingi eesmärk. Ja sa ei disaini endale enam, et sa ei disaini enda lõbuks seda mängu. Sa vaatad, mida need võiksid tahta. Ja siin on pikalt need strateegilised uuringud siis tuleks läbi viia seal konkreetsel turul või seal inimeste hulgas. Millised need inimesed on, milline teos neid võiks huvitada. Ja sealt tuleb siis igast tagasisidet. Ideaalis me võiks siis teha ka selle küsitluse neile, mis on kallis natuke, et mis teile selle teose juures meeldis, mis ei meeldinud, milliseid mänge te mängite, milliseid te ei mängi. Ideaalis peaks midagi sellist varsti tegema. See on natuke kallis. Aga saab ka lihtsalt kuulete, panete kirja ja teed selle põhjal mingeid otsuseid, et see viib ka sinna suunas, kuigi võib-olla mitte nii täpselt. Et kui ma tegin selle esimese arvutimängu Egiptuse püramiidid selle ettevõtte loomise ajal, siis ma veel ei mõelnud niimoodi. Ma lihtsalt mõtlesin, et maailma kõige lahedam mäng ja lastele meeldis selle tegemises osaleda või selles mõttes ole osa sellest protsessist. Aga ma ei mõelnud niimoodi, et kes seda mängib. Ja seda ma olen hiljem parandanud, et hämmastaval kombel siis Tallinna linna sees ülearvutid ei kasutata või lauaarvutid. Mina olen Tartumaalt. Tartumaale kõik kasutavad vähemalt ülearvutit, kui mitte lauaarvutit ka.
aga Tallinna linnas siis neid ei ole lausa ja kõik on ainult pisikestes telefonides. Ja no ma sain sellest hiljem nagu aru, et ettevõttes huvitatu on ainult telefonis, et tal ei olegi olemas, ütleme, arvutit üldse, mitte mingisugust arvutit, isegi mitte mingi vanas ülearvutit, vaid ta lihtsalt puudub see. Ja ma ei teadnud, ma mõtlesin, et noh, Tartumaal igal pool ju oli, miks Tallinnas nagu ei peaks, aga tõesti ei ole, ei olnud, kõik olid lihtsalt ainult telefonis ja ma tegin telefonidele mängu, mida saab telefonis mängida, kõigil toodud meelde, sest nad ongi mobiilsed, seiklejad, liiguvad, et mõnikord nagu tuleb see nagu noh, enda vana viis nagu kõrvale heita, et disaini kliendile, et ta lihtsalt, tal puudub see seade, et seda mängu isegi kogeda või mängida. Tal lihtsalt pole seda seadet, et sa ei saa seda seal teha. Sa võid teha super laheda mängu arvutile, kliendil pole arvuti, mis mõttega sa seda nagu seal piirkonnas teed. Et selles mõttes ma sain sellest nagu aru ja et üks asi, noh, teine võtan neid arvuteid siis sinna kuidagi viia, nad tellisingi Tartust või Tartumaalt need arvutid Bitboardist ja transpordin neid Tallinnas ja Harjumaal ringi. Et mul on arvutiklass, et tulge arendama, mängima. Et jah, et siuke, see on üllatusi täis see uuring, et noh, te peaks seda rohkem tegema, et see räägib sellest ka üksikasjalikult, et kuidas need intervjuud, kuidas see valmistada intervjuuks. Ma ei ole seda viitsinud teha veel, et ma olen proovinud laste käest küsida vahepeal, aga nüüd ei ole edasi läinud sellega. Nüüd peaks jah vaatama rohkem tegelikult sinna suunas, et kuidas seda paremaks ettevõtjaks on, et see on jah siuke unerusse jäänud, mis tuletab seda meelde, et samm-sammult ettevõtjaks viig. Et jah, mina olen rahul, väga lahe teos ja odava hinnaga oli müügis 8 eurot siis 75 leheküljelise töövihiku kohta, mis reaalselt räägib eduka ettevõtte tegevustest, pole paha tehing.